mina mõõdan õhurõhu võnkumist oma eluruumis. Gert nimetas, et infraheli, tema peab seda ikkagi nagu akustiliseks fenomeniks. Aga kui me nende hiidtuugenite asju vaatame, siis nad pöörlevad nii aeglaselt, et ta muutub akustilisest fenomenist millekski muuks. Ta on lihtsalt nagu õhuturbulents. Kui see tuugen töötab, minu eluruumist asub kahene tuugenigrupp asub 2 kilomeetri kaugusel ja kolmene tuugenigrupp asub 3,5 kilomeetri kaugusel. Ja sõltuvalt sellest, kus suunas tuul on, minu eluruumis õhurõhk võngub. Ja võngub väga karakteerselt ja väga tugevasti. Ja mul on raskusi seostada seda õhurõhu võnkumist ühegi minule teadaoleva loodusliku fenomeniga. Kui kellelgi on ideid, keegi on näiteks õppinud väga sügavuti atmosfääri füüsikat või on päris diplomeeritud tuugenite aerodünaamika ekspert, et siis ma tahaks kuulda seda selgitust, aga senikaua, kuni mulle sellist selgitust ei ole antud, siis mina seostan seda ikkagi nende samade tuugenitega, mis minu naabrusesse tekivad. Ja kui nüüd, mine tagasi. Ja minu praegune arusaam sellest, mis asi on tuugen, on, et tuugen on tegelikult müra genereerimise aparaat ja see, et ta annab elektrit, see on lihtsalt tema üks kõrvalfunktsioon. Sest kui me hakkame, võtame lihtsalt, kõige lihtsam näide on see, et keskmises tööolekus tuugeni tiivikule puhub peale, ütleme, õhuvool kiirusega 12 meetrit sekundis. Kuna tegemist on väga suure pindalaga tiivikuga, siis sellel õhul on hästi suur kineetiline energia, et ma saan täiesti aru, milleks tuule energeetikat nagu soovitakse arendada. Sest näiteks kui tuule kiirus juba tõuseb 20 meetrini sekundis, siis igas ruutmeetris sellises tuulevoolus, igas ruutmeetris on üle 1000 vatti, kilovatt energiat, mida on sealt nagu võimalik välja ekstraheerida. Et ma saan täiesti aru, et me teeme siis 17 000 ruutmeetrise kasuliku tööpinnaga tiiviku, et meil on teoreetiliselt võimalus sellisest õhuvoolust välja võtta 10 megavatti ja jääb veel tuulele endale ka järgi. Aga see efekt, et kui me hakkame sellest tuulevoost energiat välja võtma, me tekitame sellesse tuulevoosse loodusliku tuulevoogu päris suure häirituse sisse. Ja see häiritus, see läheb kuhugi, see seadus nõuab, et ta ei saa niisama tühjusesse minna. Nii, kui meil on slaidid ees. Ma üritan praegu konteksti kokku tõmmata. Need slaidid, mida siin Gert vahepeal näitab, need ma valmistasin ette sellel esmaspäeval, mis nüüd möödus, ma käisin oma tulemusi tutvustamas Mulgi vallavalitsusele. Sellepärast, et Saarde tuulepark asub täpselt 2 maakonna 2 valla piiril. Et ta on formaalselt, tuugenid paiknevad Saarde vallas, aga sõltuvalt tuule suunast, mingite tuulesuundadega tegelikult saavad need Mulgi valla elanikud kogu selle õhurõhu võnkumise endale. Ja kuna seal, ütleme, Mulgi vallas on vähe selles teemas vähe paindlikum valitsev seltskond, siis ma olen püüdnud nendega kontakti otsida ja nendega natuke koostööd ka teha. Et ühesõnaga, et need slaidid, mis siin praegu on, nendega ma käisin 6 päeva tagasi Mulgi vallavalitsuses ja andsin neile ka sellist baasharidust keskkonnamõju teemal just. Sellepärast, et sellist õhurõhu võnkumist, mida mina mõõdan, seda üheski ametlikus keskkonnamõjude hinnangus sees ei ole.
See on täiesti uus fenomen. Ja tegelikult sellel neljapäeval käis meie Saarde vallas ka ministeeriumi seltskond ja mul oli võimalik neile ka hästi lühikest versiooni nendest slaididest näidata. Ja samamoodi sinna Saarde valla kohtumisel oli kutsutud Kliimaministeeriumi inimesed, meil oli ka videosilla läbi Terviseameti inimesed ja kui ma neile oma materjali, oma slaide tutvustasin, oma tulemusi, oma järeldusi, siis ministeeriumi omad ütlesid, et see ei ole võimalik ja Terviseameti omad ütlesid, et Teil on seadus. Täpselt läkski meelest ära, mul on need paremad tsitaadid välja ka kirjutatud tegelikult. Nii, ja ma võin hästi pikalt rääkida sellel teemal, et kui kellelgi üle viskab, siis palun andke käega märku ja ma tõmban asjad kiiresti kokku. Aga mida ma panin siia, nagu sissejuhatuse mõttes, ma panin võrdluse 2 tuugeni tehnoloogiast. Virtsus on sellised agregaadid, mis olid, ütleme, 20 aastat tagasi state of the art. Ja siin on näha, ma tõstsin kollase värviga ette, et seal rootor teeb minutis, ütleme, 30 täispööret. Ja kui me võtame, et 3-haruline rootor, et siis keskmiselt sedasi 1,5 sekundi tagant käib, 2 sekundi jooksul käib 3 korda mastist mööda. Ühesõnaga, et seal on nagu see pöörlemine päris kiire. Aga nüüd, kui lähed järgmise slaidi peale, siin on see Saarde tuuleparki üles pandud tuugen, sellised reaalselt opereerivad. Ja kollasega on mul siia välja tõstetud, et keskkonnamõju seisukohast on kõige olulisem või selline parameeter, mida jälgida, on see, et kui kiiresti või millise sagedusega käib see laba sellest jalast või mastist mööda. Ja Saarde tuugenitel on selline karakteerne sagedus vahemikus 0,25 kuni 0,60 hertsi, see sõltub tuule kiirusest, sest tuugen pöörleb erinevate tuulekiiruste juures erineva kiirusega. Nii, aga mis on oluline tähele panna? Oluline on tähele panna, et see karakteerne sagedus, see on kindlasti alla 1 hertsi. Ütleme, suurusjärk on siuke 0,3, 0,4, kui ta on sellistes soodsates tuuleoludes. Ja mina ei olnud neljapäeval suuteline Terviseameti esindajale selgitama, et järgmine kord, kui nad tulevad oma müra mõõtmisi tegema Saarde valda meie eluruumidesse, et nad peaksid kaasa võtma aparatuuri, mis mõõdab alla 1 hertsiseid sagedusi ja eriti just sellist 0,3-0,4 hertsi vahemikku. Nemad ei olnud sellega nõus. Nemad ütlesid, et neil on ikkagi teistsugune aparaat, mis võtab 1 hertsist ülespoole ja nemad tulevad kindlasti selle oma vana ära hea järgi proovitud lahendusega. Et see minu selline loogiline järeldus neid üldsegi ei veennud. Liigume kiiremini edasi päris. Nii, siin ma vähe tuugeni füüsikat, liigume ikkagi edasi. Nii, ja võt siin on oluline, et miks ma hakkasin toas õhurõhku just mõõtma ja idee on selles, et see tuugeni tööelement on tiivik. Ja see hetk, kui generaator genereerib meil näiteks 4 megavatti elektrilist võimsust, siis definitsiooni järgi ta peab sinna tuulevoogu tekitama häirituse, mis on suurem kui 4 megavatti. Ja minu huvi oli lihtsalt teada saada, et kuhu see nii-öelda keskkonnahäiring välja jõuab, et palju sellest näiteks minu eluruumi tuleb, palju naabri juurde läheb, palju niisama nii-öelda küla peale veel muidu laiali. Et see oli nagu selle eksperimendi sisu ja siis ma mõtlesin, et millist mõõteriista ma peaksin kasutama. Et kas ma hakkan sellist õhurõhu muutust mikrofoniga mõõtma, nagu seda Terviseamet teeb, või ma peaksin järsku võtma ikkagi õhurõhu mõõtmise seadme.
Ja mina otsustasin siis hakata õhurõhku mõõtma. Ja siin, Kus ma vaatan, lähen edasi? ei, see on väga oluline graafik, kui inimesed tahavad näiteks aru saada, et see tuugen toodab oma müra väga erinevalt. Et siin horisontaalteljel on tuule kiirus, vertikaalteljel on tuugeni võimsus ja see sinine joon näitab, et näiteks kui tuule kiirus on 6 meetrit sekundis 100 meetri kõrgusel, siis tuugen tegelikult toodab ainult laias laastus veerandi oma nominaalist. Aga kui tuule kiirus tõuseb 6 pealt 8 peale, siis tuugen toodab juba 50% oma nominaalist. Ja selle oma nii-öelda tootja nominaalvõimsuse, selle ta saavutab umbes 10 meetrit sekundit tuulekiiruse juures. Kiiremate tuulte juures nii-öelda juba hakkab tuugen ennast pidurdama, et ta sedasi toodetav võimsus ei lähe üles ja paremale lõputult. Väike kommentaar, see on sama, kordab Gerdi slaid, et probleem on selles, et kehtiv seadusandlus jätkuvalt käsitleb seda keskkonnamõju ainult akustilise fenomenina. Ja väide on, et kui te kõrvaga ei kuule, siis on kõik korras. Aga lihtsalt, kui see... Lähen edasi. Jah. Siin oli veel... See kordab sinu juttu, mine edasi. Siin ma tahan vähe... Siin on paremad tsitaadid, mis on... See on see reaalsus, mille vastu ma pean praegu oma uurimistööd tegema. Ja see, võitev mõte on see kõige viimane. Et meile öeldakse, et kui te tahate midagi tulemust saada, siis tõestage kõik ise ära, algusest lõpuni. Me peame ära tõestama, et keskkonnamõju või selline fenomen meie toas eksisteerib ja siis me peame tegelikult ka ära tõestama, et selline õhurõhu võnkumine on meil tervisele kahjulik. Aga Villu, me saame öelda, et see on tegelikult tõestatud. Nüüd Uppsala ülikool on ju teinud selle see ei ole tegelikult piisav tõestus, sest me ei ole praegu seda otsest üks-ühele seost tervisele veel ära näidanud. Ja ütleme, see on teine osa just. Ja need minu mõõtmised, mina saan lihtsalt praegu tuua keskkonnamõju seisukohast lauale uue fakti, et minu toas õhk vibreerib, keskkonnamõjude hindamises ei ole selle kohta midagi öeldud, järelikult teie mõju hindamine on olnud efektne, et palun tehke uuesti. Ehk et see tähendab, et kui tuugen seisab, siis sinul seda võnkumist ei ole. Jaa, see on väga hea kokkuvõte. Nii, aga mis ma tahan veel öelda, et kui ma räägin õhurõhu võnkumisest, et see on tegelikult päris suured energiad on seal, mis minu toas on. Et näiteks, kui teie hoone konstruktsioonis on midagi sellist, mis seda õhurõhu lainetust nagu võimendab, siis teie hoone võib näiteks katki minna. Et see ei ole küll tervisemõju, aga see on selline hästi jälgitav mõju, mida on võimalik dokumenteerida samamoodi nagu oma pöördumise lisana kasutada. Nii, ja kes põhikooli füüsikat mäletab, siis ma panin oma väitega nagu numbritesse. Ja minu praegune kogemus näitab, ma mõõdan umbes 15 eluruumis selle Saarde tuulepargi ümber, et kõigis eluruumides teatud tuulesuundade korral eksisteerib meil õhurõhu võnkumine ruumis sees, kus kõik aknad, uksed on suletud, tipust, põhjast tippu, laine kõrgus, suurusjärk 100 paskalit. Ja kui me nüüd selle vähe transleerime inimesele arusaadavaks, see vastaks nagu survejõud 10 kilo ruutmeetri peale. Inimese kehapindala, ütleme, on
2 ruutmeetrit, näiteks minul. Nii et kui ma sellises ruumis viibin, siis õhurõhk surub mind iga paari sekundi tagant 20 kilose raskusega kokku. Siis tuleb see koormus pealt ära ja jälle paari sekundi pärast surutakse mind jälle kokku ja nii edasi. Aga näiteks eluhoonel, kui me võtame katus, välisseinad, siis on 2 suurusjärku rohkem seda pindala, mis on sellisele rõhumuutusele avatud. Ja näiteks sama minu hoone, kus sees ma mõõdan, numbrid ütlevad, et seda pressitakse iga paari sekundi tagant kokku näiteks jõuga 3-4 tonni. Et ma kahjuks seda hoonet, see on uus ehitis, aga teda ehitades ma ei arvestanud, et ma peaksin näiteks igale liitele mingid kummipuksid vahele panema. Et mul on ikkagi puidu peal ja ei ole nagu selliseid ekstravagantseid ehitusvõtteid kasutatud, aga tegelikult peaks. Kui te tahate, et teie hoone kestab, siis te peaksite arvestama sellega, et see hoone peab suutma taluda suuri ja kiireid rõhumuutuseid. Nii, ja siis mina leidsin internetist hea hinnaga USA tootjalt hästi tundliku õhurõhu mõõtmise seadme. Aga selle seadme probleem on, et ta tuleb väljaspoolt Euroopa Liitu, tal ei ole ühtegi Euroopa Liidu sertifitseeringut. Et need mõõtetulemused, need on meie riigi jaoks, need on indikatiivsed. Sest tootja ise ka ütleb, et võib eksida kuni 20%. Et kui ma tahan minna ja hakata mingeid numbrilisi väiteid andma, et siis mul peaks olema tegelikult sertifitseeritud mõõteaparaat. Aga ma leian, et see mikrobaromeeter oli üldse kallis, et kui teile ka edaspidi ehitatakse siia tuulepark, et see on täitsa igale majapidamisele jõukohane omal see soetada, teete omale samasuguse sensorite võrgustiku ja siis on ilus vaadata, et Villu, aga siin peaks äkki mõtlema seda, et ikkagi ära hoida seda, aga üks asi, mis ma mõtlesin tee peal siia sõites, et juhul kui selliseid jaame plaanitakse, siis on ka alati oluline teha kindlaks see nii-öelda nullolukord, enne kui need jaamad püsti pannakse, oleks ka hea ära mõõta, mis see keskkond on enne nende tuugenite tulekut. Et võib-olla saate Villuga kokkuleppele ja laseb äkki Villu mõõdab teil siin ära selle nii-öelda nullolukorra, et siis hiljem võrrelda. Ma just seal esmaspäeval Mulgi vallas rääkisin, et kui ikkagi selle lodepargi ehituseks läheb, et siis hiljemalt jaanipäevaks meil peaks olema vähemalt 10 sensorit pandud ümber selle tulevase tuulepargi territooriumi ja et hakkame ennetavalt seda looduslikku fooni registreerima. Et see hetk, kui on tuugenid püsti ja lähevad esimest korda käima, siis me näeme kohe selle teadaoleva võrdlustaseme suhtes, et milline see see uus fenomen on, mis sinna keskkonda tekkis. Aga võib-olla kui teil ei ole ikkagi veel dokumendid nii korras, et ei saa veel ehitada, siis ei ole veel mõtet minu poole pöörduda, aga siis kui juba kopad sagivad, et siis räägime uuesti. Lähe edasi. Jah. Nii, siin on umbes 20-sekundiline ajalõik ja siin on näha, kuidas sedasi rõhk toas tõuseb, langeb. Joonise keskel ei ole tõenäoliselt kaugemale näha, aga on joonistatud selline rohelise värviga koridor. See koridori laius on 85 detsibelli, ehk Terviseameti arvates peaks piirnormi järgi peaks õhurõhu võnkumine mahtuma selle keskmise koridori sisse. Lähme edasi, siit saab päris kiiresti. Ja siin ma zoomin välja sellest samas. Siin on nüüd, 2-minutiline ajalõik. Siin on, keskmine koridor on samamoodi jälgitav, aga ta on juba üsna kitsaks muutunud. Et tervislik õhurõhu võnkumine peaks selle keskmise koridori sisse mahtuma, aga mina leian,
No ta ei mahu tegelikult. Ühegi seadusega ei mahu. Tegelikult, kui siia nüüd see Terviseameti G-korrektsioon peale lasta, see on laias laastus tähendab 10 000 jagamist. Sellel hetkel ta hakkab mahtuma, et kui ma selle oma signaali kõrguse 10 000 nii-öelda ära korrigeerin, siis ta vastab jälle seadusele. Aga see oma seda mikrobaromeetri signaali, ma saan sellele teha signaali töötlust järgi. Ja näiteks ma saan sealt siis välja lõigata täpsemaks analüüsiks erinevaid sagedusvahemikke. Ja kuna mina just arvan, et mul on see tuugen on see põhiline loksutamise tekitaja, siis ma lõikangi nagu selle 0,25 kuni 0,5 hertsi sellest signaalist nagu skalpelliga välja ja saan seda siis täpsemalt analüüsida. Mul ei ole nagu see osa eksperimendist veel tehtud, aga ma tahaks, loogiline järgmine samm on näidata, et selles kitsas sagedusvahemikus minu signaal on üks ühele korrelatsioonis rootorite pöörlemiskiirusega. Lisaks sellele õhurõhu signaalile on mul vaja siiski hakata ka nagu veebikaameraga neid tuugeni tiivikuid jälgima. Lähme edasi. Nii, see on tegelikult oluline. See on see lähtesignaal 2 komponendiks lammutatud. Alumine punane joon on see, see on klassikaline infraheli spektri osa 1 kuni 20 hertsi. Ja Terviseamet käib seda alumist nii-öelda punassignaali oma aparaatidega eluhoonest otsimas. Ja see ülemine sinine signaal on siis see 1 hertsi alla selle sagedusriba. Ja nagu näha on, tegelikult valemid näitavad, et 1000 korda rohkem energiat on selles sinises signaalis kui selles punases. Ehk et alla 1 hertsi jääb oluliselt rohkem energiat. 1000 korda rohkem energiat on alla 1 hertsi, mida Terviseamet keeldub mõõtmast. Tuuakse erinevaid põhjuseid, et neil ei ole sertifitseeritud personali, neil ei ole sobivat instrumenti, aga lihtsalt nemad tahavad alati seda jah, lähme veel edasi. See on nüüd veel edasi, jah? Ei, meil läheme liiga detailseks. Ma tahaks nii, looduslik foon, et tegelikult Eesti asub põhja poolkeral meist sedasi 1000 kilomeetrit, lääne poole jääb Atlandi ookean, et tegelikult huvitav fakt, et Atlandi ookeani tormilainetus, see on tegelikult Eestis õhurõhu muutumise kujul täiesti detekteeritav. Et kui Atlandi peal on kõva torm, siis teie toas ka tegelikult õhk natuke võngub. Aga see nii-öelda looduslik foon on üsna sujuva kujuga, et ta ei ole sellised lõhkuvad, teravad piiklained. Aga et sellel ajahetkel, kui mul on see graafik võetud, et sellel hetkel tuugenid seisid. Ja füüsika ütleb, et see peab olema see niinimetatud mikrobaroom, mis on Atlandi ookeani tormilainetus on selle nii-öelda allikaks. Et on läinud selle atmosfääri kihtide mingite põrkega tulnud 1000 kilomeetrit hiljem siia meie tubadesse maha. Ja selline tõenäoliselt üle Eesti territooriumi samal ajal on kõigil eluruumides selline nii-öelda foon olemas. Aga kuna mina elan tuulepargi naabruses, siis sellisesse looduslikku fooni mina saan huvitavad teravad piigid juurde. Nii, siin on väike see ülevaade. Punase täpiga on tuugenid ja sinise täpiga on need, kus mina olen mõõtnud. Ja need kogu aeg mõõdavad. Jah, aga lihtsalt oluline mõõtkava mõttes, et kõige ligem mõõtepunkt, mis on mul seal ka sinise kastiga märgitud, on minu enda eluhoone ja et ühesõnaga, et kõik mõõtepunktid on mul tuugenitest kaugemal kui 2 kilomeetrit. Et tüüpiline mõõtepunkti kaugus on 2 kuni 5 kilomeetrit.
ja kõigis mõõtepunktides on see tuulepargi nii-öelda rõhuvõnkumine olemas. Et on sellest 15 on 2-3 punkti, kus ta on nõrgem, aga need punktid asuvad täpselt suure metsa varjus. Ühesõnaga, et maja kõrval kohe kasvab kõrge täiskasvanud mets, mis varjutab nagu selle vaate tuulepargi peale ära. Et minu andmed vähemalt näitavad, et metsaribal on väga oluline kaitsev mõju. Et kui teile tahetakse näiteks panna suure lageda peale, siia sõites ma nägin, et võrreldes meie kandiga siin on metsasus oluliselt väiksem. Et siit ma julgeks järeldada, et kui te lasete omale keset küla panna, et teil iga tuugeni ümber 5-10 kilomeetrit võiks olla selline raadius, kus teil saab ka nagu väga tugev õhurõhuvõnkumine toas olema registreeritav. Et see, kas te usute, et ta teile hiljem tervise peale käib või ei käi, see võib olla ka individuaalne. Aga kui me teile instrumendi tuppa paneme, siis saame sellises võnkumise teie toas igal juhul kätte. Lähme edasi. Lähme veel edasi. Nii, mine üks slaid edasi. Mul oma eluruumis on tegelikult 2 detektorit. Üks on esimesel korrusel, teine on teisel korrusel. Erinevad hoone osad, vaheuksed vahelt kinni. Ja ma tahtsin välja selgitada, et kas mu hoone võngub kõik tervikuna või on mul näiteks, et mul on üks vaikne tuba ja üks lärmakas tuba. Aga kuna 2 sensori signaal on nagu ideaalselt korrelatsioonis, siis ja ma olen sama katset teostanud ka mitmes teises eluruumis, siis minu praegune arusaamine on, et kui teil maja võngub, siis ta võngub tervikuna. Et sellist võimalust ei ole, et ma võtan oma magamisaseme, lähen teise tuppa, siis ma saan olla. Et sellist pääseteed ei ole, et kui teil ikkagi oma majas ei ole võimalik ühes toas olla, siis tõenäoliselt ei ole teil ka üheski teises ruumis seda elatavat olemist. Ja ma Mulgi valla jaoks tegin selliseid võrdluseid, et samal ajal ühes hoones ja teises hoones. Ja selleks, et tuule suuna mõju näidata, siin on värv üsna nõrk, aga näiteks, et tuul puhub, ütleme, lõunatuul on. Ja mul üks hoone on võetud tuugenigrupist vasakule, teine paremale. Siis alati on niimoodi, et ühes, kuna see tiivik on nagu, ütleb nii, et tuugen ei ole rõhulainete suhtes nagu punktallikas, et seal on väga kindlad sellised kuumad sektorid. Ja see kuuma sektori asetus, see sõltub sellest nurgast või? Ütleme inimkeeli tiiviku nurgast, et kas see tiivik on teie maja peale küljega või ta on otse täis nähtavuses. Ja sedasi nii-öelda 2 erinevat objekti ühe korraga võrreldes, ütleme näiteks kokkuvõtvalt, et vasakpoolses majas hirmsasti õhk võngub, aga samal ajal parempoolses on vaikne. Ja kui tuul keerab nüüd lõunast põhja, siis on rollid täpselt vaheldunud. Et see, kus enne oli vaikne, seal on hirmus lõhub ja vastupidi. Liigume edasi. Nii, ma otsin ise teile üle näiteks ühe. Siin on võrdlus 2 eluruumi vahel. All on üks Tõllaküla ja vertikaalteljel on üks Rääguküla oma. Ja need punktid on tehtud värviliseks tuulesuuna järgi. Ja ühesõnaga on näha, et need lillad toonid, need vastavad sedasi loode põhjasektori tuultele. Ja sellise tuulesuunaga on näiteks alati selles Rääguküla hoones on 10-20 korda tugevam võnkumine kui Tõllal.
ja tõllal on jälle omad nii-öelda mõnusad tuulesuunad, samal ajal on Räägu külas siis vaikne. No võib-olla kiirelt kommentaariks, et siin on mul 3 objekti kõrvuti ja see on ajajoon alates, ütleme, maikuust 2025 kuni veebruari lõpuni 2026. Ja siin need nii-öelda värvide asukohad näitavad, et millisel ajal toas vibreerib. Et kui teil on tuugel maja naabruses, see ei tähenda, et teil on kogu aeg. Et siit on umbes värvi järgi näha, et võib-olla on mingi 20-25% ajast on see, kus nii-öelda, kus elada ei saa. Ülejäänud 70-75% on okei. Ja tegelikult neid asju on võimalik ette ennustada. Et on võimalik teha mudel, mis ütleb, et millistel kellaaegadel homme kui palju loksutab. Ja selle mudeli sisendiks on tuule ja igasugused meteoroloogilised andmed ja sinna mudeli sisendiks on ka näiteks homne elektrihind. Sest et kui on nagu kasulikum opereerida, siis tegelikult tõenäosus, et mul toas vibreerib, läheb ka ülesse. Et ma ei saa seda oma mudeliga näiteks 2 päeva ette prognoosida, aga ma saan seda teile järgmiseks päevaks prognoosida peale seda, kui see nii-öelda Nord Pooli järgmise päeva börsihinnad on välja pandud umbes kella 2 päeval. Et selle põhjal on nagu võimalik, et kes ikkagi leiab, et tal tervisemõju on, et ta saab teha teadliku valiku ja näiteks järgmiseks 2 päevaks kodust ära minna. Peame hakkama otsi kokku tõmbama, Villu. Lähme edasi veel. Lähme kõvasti edasi. Ja mis ma tahtsin võib-olla näidata, siin on üsna sellised peene joonega tehtud. Ma tahaks teile näidata nagu seda õhurõhu võnkumise kuju, et kui enne oli seal see mikrobaroom, mis oli üsna selline sujuv siinuslaine, siis siin on see sama Räägu küla eluruum ja siin on näha, et teil 1 sekundi jooksul, kuna see Räägu asub selle 4 tuuliku grupi kõrval, siis põhimõtteliselt iga tuulik genereerib teile oma piiki sedasi iga 2 sekundi tagant. Ja kui te panete need 4 tükki nagu korraga käima, siis te saate, iga poole sekundi tagant saate ühe sellise laine üles, laine alla. Ja kui ma seda pilti näitan nii-öelda riigiametnikele, riigiotsustajatele, siis vastus on, et ei saa olla. Et kui see oleks võimalik, siis kõik maailmas teaksid juba sellest. Ja sellepärast ma tegelikult võib-olla lõppsõnaks ütlengi, et võtke seda minu ettekannet meelelahutusena. Et minul ei ole sertifitseeritud mõõteseadet, mul ei ole tuugeni füüsikas ühtegi kraadi, aga tegelikult mul ei olegi enda kaitseks midagi öelda. Mulle tundub, et ainuke kaitse on see, et mul on 15 mõõteseadet üle küla ja kõigis on samasugune pilt, sõltuvalt tuule suunast. Vaata, mul on vist järeldused ka kokku pandud. Rekordjäreldused ka. Siin on näiteks, vist ei ole hästi näha, aga siin on üks objekt, mis asub 4 tuuliku grupis 4,5 kilomeetri kaugusel. Ma hakkasin seal mõõtma detsembrikuus. Ja tegelikult selle kõige kaugema objekti käes on viimase 2 kuu rekord õhurõhulaine ulatuse mõttes, et tema tegi seal 9. jaanuaril tegi 300 paskalit üles alla. Kui me jälle tõlgime füüsikaühikuteks ümber, see on 30 kilo ruutmeetri peale. Inimest nagu surutakse 60 kiloga kokku sellel hetkel. Ja siis nagu veel nende rõhutasemete võrdlust anda, siis keskmise elumaja korstna tõmbetugevus, öeldakse 10-15 paskalit. See peab olema sul projekteeritud potsepp, kvalifitseeritud potsepp peab tegema sellise korstna, et tõmbaks, siis peab olema rõhu erinevus 10-15 paskalit. Inimese kops sisse hingamise faasis
rõhu erinevus 200-300 paskalit välja hingates natuke suurem. Aga põhimõtteliselt siin on mul oma mittesertifitseeritud aparaadiga jäädvustatud selline olukord, kus nii-öelda tuugen tegi inimese eest sisse või välja hingamise juba ära. Omal polegi vaeva näha, et lihtsalt hoia suud lahti ja õhuvahetus on tegelikult garanteeritud. Nii, kas siis vist on kõik? Oota, ja siis mul olid veel mõned järeldused ka. Ja kõige olulisem järeldus on, et see õhurõhu võnkumine, see on alla 1 hertsi. Ja kui teile tullakse siia midagi müüma, keskkonnamõju ja midagi te peate nõudma, et te saate te peate saama selle alla 1 hertsi dokumentatsiooni sisse ära kirjeldatud. Mis iganes see ekspert arvab, kas seal on või ei ole, see on teie ainukene argument hilisemas väitluses. Näiteks, kui meie Saarde tuulepargi dokumentatsioonis on öeldud, et seal alla 1 hertsi kindlasti midagi ei ole, ja kui ma nüüd suudan, järgmine samm minul on tegelikult omale see sertifitseeritud mõõtetehnika tekitada. Ja kui ma suudan neile ära näidata, et tegelikult seal alla 1 hertsi on, siis minu parima arusaamise järgi praegune kehtiv keskkonnamõjude hinnang peaks olema tühine või vähemalt vajama ümbervaatamist selles võtmes. Aga mina nagu tegutsen tagantjärgi, kui teie tahate nii-öelda ette targad olla, mis on väga selline haruldane omadus inimeste juures, siis teie peaksite katsuma tegelikult selle 1 hertsist allapoole jääva kõik võnkumised, mis seal võivad olla või ei või, see peaks olema teil ennetavalt sees. Teil on omal hiljem lihtsalt, ütleme selle, fikseerite ära, et dokument ütles, et ei ole, teie fikseerite ära, et ikkagi on, teil on kohe kust kinni hakata väikse vaevaga. Keegi tahab midagi küsida või? Otto, oma küla inimesed. Võiks oletada ja tegelikult teooriat on kahesugust. Ühed ütlevad, et eluruumis võib rohkem olla võimendatud kui väliskeskkonnas näiteks. Aga mõni teine ütleb jälle vastupidi, et eluruumi seinad ja kõik peaks nagu summutama. Aga ütleme, hoone konstruktsioon või massiivsus minu praeguse teadmise järgi see ei mõjuta, sest minul on, ütleme, tänapäevane hea energiaklass moodne värk. Naabril on kõrval kilomeeter eemal üle 100 aasta vanune täismaakivihoone, eluhoone Häärber. Ja meil on, kuna me oleme samade tuugenikruppide mõjutuses, meil on samal ajal täpselt ühesugune signaal. Et seda välja ei tule, et ühe mehe hoone on 3 korda massiivsem kui teisel, sellest nagu mingit summutavat mõju näha ei ole. Mina ka ei ole vastane ja mul vist siin ei olnud seda, mis ma oma mõõtmistega tahan näidata. Ma tahan näidata, et praegune tehnoloogia, milleks on horisontaalvõlliga hästi suure raadiusega tiivikud, mina ütlen, see on rämpstehnoloogia. See ei sobi panna tiheasustusalale. Kui te suudate rannarahva ära rääkida, et nad on nõus taluma seda mere peal, seda horisontaalvõlliga tiivikut tõenäoliselt võib panna sedasi 50 kilomeetrit rannikust eemale mere peale. Aga seda ei sobi panna tiheasustusalale, sest ta on fundamentaalselt liiga mürarikas. Ja see müra ei ole see müra, mida te kõrvaga kuulete, vaid see on just see tajuta. Ta on pigem nagu õhuvibratsiooni ja õhuturbulentsi mõttes mürarikas. Aga on olemas ka teistsuguseid tuulikutehnoloogiaid ja kui teile keegi tuleb, ütleb, et näete, et teeme Eestis esimese vertikaalvõlliga tuugenipargi või mul ei ole selle tehnoloogia suhtes, ütleme praegu ühtegi
vastuargumenti kogunenud, et mina tean ainult, et see horisontaalvõlliga tiivik või horisontaalvõlliga tuugen ei kõlba, pigem. Aga et kui teile arendaja, tutvustate arendajale minu praegust teadmist, arendaja mõtleb oma ettepaneku läbi, toob teile välja, et kasutame teistsugust tuulikutehnoloogiat, sest ma saan täiesti aru, et tuules on väga kõva kineetiline energia sees. Et ma saan aru, milleks see on nagu oluline või oluline tehnoloogiline suund energia tootmises. Aga see praegused tuugeni lahendused, need ei sobi tihe asustusalale. Kõik, aitab küll. Aitäh teile, jah.